Nii, tere hommikust, ma olen siin Hiiumaal, pean oma majakesest mingi 50 minuti pärast välja tšekkima. Joon kohvi, majakeses on kohvimasin ja kohvi, nii et see on väga väärt majake. Mõtlesin, et enne kui ma siit ära lähen, pean ruttu minema ka jah, räägiks, mis ma üldse nagu pidevalt nüüd ringi reisin jah, et kas ma olen haige või. Ja seda küll jah. Et kui ma Vene ajal elasin, eks ju, Nõukogude Liit, Nõukogude okupatsioon, siis oli teatav selline vastik tunne, et nagu ei saa nagu läände minna, eks ju. No, ei saa. Et lapsepõlves ema rääkis mulle, et lapsepõlves mul vanatädi läks sinna Kanadasse, eks ju, 44. Siis otse ei läinud, aga 44 ta läks ära ja siis hiljem Kanadasse ja siis Vene ajal mõnikord lasti, kui terve perekond koos ei lähe, siis saab minna, eks ju. Ja siis ema ütles, et isa olevat tahtnud mina ja koos minuga minna, siis kahekesi. Ja siis ei antud luba. Nii et ma juba lapsena venlased ei andnud mulle luba kuskile minna. Ma olin ohtlik element, nagu öeldakse. Ja siis ma alati vaatan sellise teatava põlgusega neid, tänapäeval neid eliiti, kellel olid välispassid ja kes juba Vene ajal pääsesid läände. Et nende ja minu vahel on teatav mustav kuristik, nagu öeldakse. Siis mina ei saanud isegi lapsena teha, mida nemad said täiskasvanuna teha. Laps ei ole teadlik, nii teadlik olevus, eks ju. Muidugi need piiritsooni, need püssimehed ja valvurid, Nõukogude piirivalve. Kõik see häiris nii väga, et kui Eesti sai vabaks ja avanes võimalus minna reisima, siis ma töötasin ka reisibüroos ja ma sain palju neid hinnealandusi. Siis ma hakkasin kohe käima ka suust kaugetel maadel. Ja hakkasin käima üksinda, harjusin sellega ära. Siis läksin ka välismaale elama, mis ei olnud päris raske. Mis ei olnud raske teha, sellepärast, et ma olin harjunud käima välisriikides. Ja aga siis tegid mingi hetk soov rahuneda, et ma ei taha ringi reisida, sest mis mõte sellel reisimisel on, eks ju, seal ei ole väga tugevat mõtet mingi aja pärast. Ja ma rahunesingi maha, et kui ma tulin Eestisse tagasi, eks ju, õppima Tartu Ülikooli, sest seaduse ära muudetud, teist korda võile õppima minna tasuta, eks ju. Siis ma mõtlesin, ma enam ei reisi, 2018 ma käisin veel, siis ma pidin Hispaanias pangaarveid sulgema ja muid asju tegema ja siis ma ühendasin kasulikku meeldivaga, nagu öeldakse, ja reisin natukene. Siis pärast ütlesin, et ma enam ei reisi ja ei reisinudki. Olingi rahulikult, sest ma sain olla rahulikult, sest mul oli võimalus reisida, ma seda ise ei tahtnud. Jah, see ei olnud kellegi teise otsus, see oli minu otsus, jah. Aga 2020 tuli siis COVID. Siis ma ei olnud juba tükk aega reisinud, 1 aastaid olin olnud ja siis tulid veel aastad, aga need olid sunduslikud aastad. Ja see oli natuke teine minek, see oli juba enne liit, eks ju, jah. Või hullem isegi. Ja enne liidus ikka külasti seal idapoolest ei reisinud. Aga ilusad mälestusi on sellest ajast küll, jah. Aga nojah, ja siis mul esimest korda elus mul tekkis hirm reisimise ees. Ja ma tundsin hirmu ja mõtlesin, et see on imelik. Ja ma tegelikult hakkasin mõistma neid inimesi, kes kunagi üksinda reisi, sellepärast, et ma järsku saan aru, mida nad tunnevad. Sest ma esimest korda elus tundsin ka seda. Võib-olla ma kui lapsena olin ka midagi sellist tundnud, aga ma ei mäletanud, eks ju, aga ma mäletasin hirm. Ja ma mõtlesin, et ainuke asi on peab hirmule silma vaatama ja siis minema ühe otsa piletiga. Siis ma läksingi, eks ju, ma käisin reisimas, käisin Tarragonas, siis sealt sõid edasi Kreekasse, kus ma Eestis minnes ei teadnud, ma Kreekasse üldse lähengi. Ühesõnaga see oli huvitav, aga enne seda reisi ma pidin hirmu maha võtma ja siis ma võtsin maha selle Pärnuga ja ma läksin, ma istusin luksbussi, mis oli see Tartu, Viljandi, Pärnu. Ma värisesin seal bussis, mul oli hirm Pärnusse minna. See on tegelikult huvitav, sest Pärnu, ma ei ole Pärnus nii palju käinud, mõned korrad olen käinud, eks ju, ja ma ei oska väga hinnata, peaks äkki veel korra minema, veel vaatama, aga praegu mis ma olen see linnade nimekiri, kus ma olen käinud, siis Pärnu on kõige allpool. Mitte sellepärast, et ta inetu oleks, vastupidi, ma olen Pärnus, kui näiteks novembrikuus jalutada üksinda rannas, see on suurepärane kogemus. Aga mingi
mingi võnkumine on, kui Pärnus kuidagi inimestel kuidagi imelik. Ma ei tea, nagu keegi mingi roosa või punane madu oleks neid tagumikust hambustanud. No ma pean sinna veel minema ja vaatama, mis seal on, aga mingi vibe on nagu seal väga, väga mööda. Nii. Ja pärast seda siis hakkasingi uuesti, kui avanesid võimalused. No siis oli mul, oli vahepeal üks töökoht, mis töö mõttes mulle meeldis. Väga meeldis isegi. Aga mulle meeldib keeli tõlkida võrrelda. Aga mulle ei meeldis see asi, et rikutakse keeleseadust. Ja suhtuske põllikult tegude tasandil eesti keelde. Ja ma ei taha sellest väga palju rääkida, see on väga ebameeldiv ja valus. Aga ma jäin nagu kõige solmet edasi, kuna ma sain kodus töötada. Ja aga kuna see raha oli minu jaoks nagu räpane raha, siis ma panin selle nagu kõrvale. Ja siis tuli mul peale ka 50. juubel, mis ma läksin siis Hongkongi ja ühesõnaga jäingi reisima. Ja ma reisingi, sest ma ei tea. Ma arvan, et see Covidist tekkinud see, et hoiti nagu vangis ja tekitas sellise paha tunde. Ja sellepärast ma olen siis käin reisimas. Praegu ma pidin tulema tegelikult Hongkongi või minema Hongkongi, aga ma tulin Kärdlasse. Ma ei tea, ma ei kahetse, tegelikult Kärdla on ka väga äge. Siin pole kedagi, Hongkongis oleks hästi palju inimesi. Aga erinevad huvid, nagu öeldakse. Erinevad positiivsed küljed ja negatiivsed küljed. Aga olgu ma rohkem mõtiskle, aga ma mõtlen jah selles, et tegelikult see turvatunde ja see, et inimesel peab olema see tasakaalus see turvatunne ja seikluslik tunne, eks ju. Hea näide on, eks ju, et ta tahad nagu reisida, aga sa ei taha, et sind ära tapetakse, eks ju. Ja siis alati, kui meil meedias promotakse Indiat ja taotakse Hiinat mingi haamriga, siis ma alati ütlen, et aga okei, mõtleme natuke niimoodi, et kui sa oled üksinda, pead võtma seljakoti selga ja minema. Kas sa saaksid minna Indiasse või Hiinasse? Ja vasta nüüd ausalt ja mõtle sellele, et sa ei taha, et suga halbu asju juhtuks, eks. Ma võin öelda, mina üksinda Indiasse minna ei julge. Ma ei ole nii hull, ma ka ei ole. Aga Hiinasse julgeks küll, jah, miks ka mitte. Nii et et see on ka see seikluslik element. Aga minu võib-olla elus on see seikluslik element olnud olulisem, sellepärast, et ma jalutasin üks päev seal Emajões, kus on need ilusad majad, mis vaatad otse Emajõele ja nägin, kuidas ühe akna juures oli ratastoolis, oli selline inimene ja mõtlesin, kas ma tahan elada seal ilusas majas ja ratastoolis või küsimust ei ole, eks, küsimust ei ole. Et see seikluslik element jah, et ma loobun siis kõigest, nagu öeldakse. Ma ei tea, mu kodu selles mõttes mul pole olnud aastat, ma ei tea, 30 aastat. Et ma olen harjunud elama niimoodi väheste asjade ja kotiga. Nii see läheb ka edasi, ma arvan. Aga see ei ole virisemine, see on valik. Ja ma olen selle valikuga õnnelikum kui selle teise valikuga. Kindlasti. Et kui mul oleks praegu valida, et mulle kuulub kuskil kinnisvara, aga ma olen selline kartlik, kes ei julge üksinda kaugetel maadel käia ja kellel ei ole neid seiklusi olnud, mis tal on olnud, siis elu ilmaski ma seda varianti ei valiks. Elu ilmas. See oleks nõrgem variant, see oleks halvem variant. Nii, aga mul on ilus vaade siit, mul on ilus selline pitsiline kardin ja kõike. Nii, aga olgu siis, ma pean hakkama asju pakkima siit majakesest kaduma kus kurat.